Tere tulemast podcasti Kiiri tee õnneliku eluni. Mina olen Maris Tammet, enesearmastuse ja õnneliku elu teejuht, kes toetab ja aitab inimestel jõuda nende õnneliku eluni ja tõelise minani läbi enesearmastuse ja enda uskumuste muutmiste ja teiste avastustega. Täna ma tahaksin rääkida sellest, et kuidas kõige kiiremini jõuda õnneliku eluni. Mis see tähendab, see õnnelik elu? Et väga paljudel tekib, et mis asja õnnelik elu on ja põhimõtteliselt, mis see veel peaks nagu välja nägema, et enam-vähem on ju asjad korras, et siis käib ka. Ei, mina mõtlen õnneliku eluna seda, et sa elad põhimõtteliselt oma unistuste elu. Ehk siis sa teed neid asju, mida sa südames tahad teha. Sa naudid igat hetke oma päevas või vähemalt peaaegu igat hetke. Et selles suhtes, et su päevad on nagu pigem rõõmsad, õnnelikud, positiivsed. Sa koged neid asju, mida sa päriselt kogeda tahad ja soovid. Sa teed tööd või õpid seda, mis sulle reaalselt hinge paneb helisema, silmad paneb särama, siis sinu kõrval on toetav kaaslane, kui sa seda soovid, ei pea. Sa oled elad iseendana ilma, et sa kuskil suruksid ennast alla või kritiseeriksid iseennast. Ja see õnneliku elu alla kuulub päris palju asju veel. See, et sa oledki rahul oma eluga, sa saad teha neid asju, mida sa soovid. Sul on head suhted oma lähedastega, kes iganes sinu jaoks nad on, kas pereliikmed, sõbrad, mõlemad. Aga sul on suurepärased suhted, sa avastad maailma, sa tegeled või võtad aega enda jaoks ja sul on seda aega. Samamoodi sul on aega tegeleda oma lastega, kui sul on lapsed. Ja nagu ma ütlesin, teha kõike seda, mis sa soovid. Jah, võib-olla mitte ühe päevaga, aga et sul on need võimalused, kõik asjad olemas ja su elu on voolavuses. Muidugi selle õnneliku elu puhul on see, et kõikidel inimestel pole samad asjad, mis neid õnnelikuks teeb. See, milline näeb välja minu unelmate elu, ei tähenda, et see on sinu unelmate elu. Ehk see õnnelik elu ongi täpselt samamoodi, et see on igal inimesel erinev, mis komponendid sinna kuuluvad. Aga kõigil inimestel saab, et sa jõuaksid sinna, seal on ainult üks viis. Jah, seal on erinevad kuidas ma ütlen, see üks viis, aga see võtab aega, see protsess. Kuid see ei ole võimatu. Et see on täielikult võimalik. Ja mis see viis on kuidas jõuda õnneliku eluni? Ainus viis, kuidas sinna jõuda, päriselt jõuda, et sa oledki südamest õnnelik, on läbi iseenda. Mida ma selle all mõtlen? See tähendab seda, et tuleb vaadata iseenda sisse ja tegeleda enda sees kõige sellega, mida me näha ei taha. Kõik need luukered, mis me oleme sinna ära matnud enda sisse, kõik need emotsioonid, mis me oleme aastatega kogunud, aga pole välja lasknud ja matnud samamoodi endasse, pluss kõik see trauma, see valu, kogu see kupatus. Sellega tegelemine aitab sul jõuda tõelise endani, aitab sul hakata iseennast armastama ja läbi selle sa tegelikult jõuadki õnneliku eluni. Nii kaua, kuni sa ei tegele iseendaga, sa ei vaata endasse, sa matad kõik asjad endast maha, siis on väga keeruline õnneliku eluni jõuda. Sest kõik need asjad, mis me oleme maha matnud enda sisse, kõik need luukered,
mis meil seal peidus on, need takistavad meil jõuda siin elus punktidesse, kuhu me tahame jõuda. Miks? Sest meie sagedus ei ühti sellega, mida me soovime. Meie sagedus on palju nõrgem, me oleme negatiivsemad, me ei ole võib-olla ongi hirmud. Näiteks minu puhul oli üks suurimaid hirme oli esineda kaamera ees, olla nagu pildis. See oli minu jaoks nagu ikka väga suur hirm. Aga samas ma teadsin, et ma tahan siis läbi ongi esinemiste, kas siis veebis või kuskil mujal, et ma tahan inimestele jagada oma teadmisi. See on nagu minu südamemissioon. See on väga oluline minu jaoks, et ma saaks jagada seda infot, et teised inimesed saaks oma elu muuta. Aga seda oli väga raske teostada, sellepärast, et minu sagedus oli nii vale, nad ei ühtinud. Nad olid paigast ära, et siin on see, kus ma oleks pidanud olema, selleks, et ma olen võimeline tegema neid videosid, suhtlema inimestega, esinema, et mul ei ole nagu seda paanikat siin. Ja siis olin mina siin, kus ma täiega kartsin. See oli õudne lihtsalt minu jaoks, et issand jumal, mida nad ütlevad veel, et äkki tuleb halbu kommentaare. Ma niikuinii ei oska. Kõik need mõtted olid mu seal sees. Ja kuna need sagedused ei klappinud, siis on väga raske nagu sinna hüpata siit kohast. Ja miks? Sellepärast, et minu sees kõik need hirmud, need emotsioonid, need tunded ja siis ka samamoodi seal taga olid valukohad, traumad. Näiteks koolis, kui ma käisin esinemas, siis naerdi mu üle. Või õpetaja tegi nagu väga halva kommentaari mulle. Et kõik need asjad, need valupunktid oli minu sisse maetud ja ma ei julgenud esineda, ma ei julgenud tulla rääkima sellisel kujul. Et jagada siis inimestele oma teadmisi, olla teejuht teiste jaoks. Ma ei olnud selleks valmis varasemalt. Ja see oligi seetõttu, et minu sees olid kõik need plokid. See sagedus oli nii madal tänu nendele plokkidele, mis ei lasknud mul siis avada ennast, mis ei lasknud mul olla see, kes ma päriselt olen ja jagada siis maailmale neid teadmisi. Ja see on lihtsalt üks näide, kuidas siis see elu toimib ja selle tõttu ma ei olnud võimeline saavutama siis seda, mida ma tahtsin või nagu selles suhtes, et saavutamine võib-olla pole õige nagu sõna, aga et jõuda sellesse punkti, kus ma saangi, et mul on oma ettevõte, ma jagangi oma teadmisi, olengi teistele inimestele teejuht, teen siin podcasti ja koolitusi, membership'i ja kõike muud. Et ma ei olnud aastaid tagasi, ma ei olnud selles kohas, kus ma oleks elu sees sihukest asja teinud. Ma oleks enne voodi alla peitu läinud. Sest see oli minu jaoks jumala hirmutav. Aga läbi selle, et ma iseendaga tegelesin, vaatasin endasse, tegelesin iseendaga, tervendasin neid valupunkte, et kus mul näiteks tulid need esinemisi hirmud, siis vaatasin sinna sügavale põhja, kus see nagu alguse on saanud, kus on nagu mitte hirm ei ole algus sellel asjal, vaid hirmul on veel midagi taga. Läksin hästi sügavale iseendasse. Ja siis ma avastasingi selle, et tegelikult ma kardan olla mina ise, millega või nagu näidata maailmale, et see on mina. Vot see oli see põhihaav, et ma ei julgenud olla mina ise ja seda tervele maailma näidata. Ja see takistas mu teha väga palju asju. Kuna see oli blokeering minu sees, mis ei lasknud mul mugavustsoonist välja tulla, mis ei lasknud mul jõuda sellesse punkti, kus ma tahtsin tegelikult olla.
sellise eluni, mida ma tahtsin elada. Sest 3 aastat, 4 aastat tagasi ma poleks elu sees arvanud, et ma teen midagi sellist. Või et noh, et ma päriselt julgengi teha sellist asja. Või rääkimata sellest raamatu väljaandmisest. Jah, ma tahtsin raamatut välja anda. Juba väga noorest saadik ma teadsin, et see kunagi tuleb. Aga ma ei julgenud seda teha. Ma ei julgenud näidata maailmale tõelist mina. Samas mul ei olnud ka vanasti õrna aimugi, kes olen tõeline mina. Mida ma üldse siin elus tahan. Aga jah, õnneliku eluni sa jõuadki läbi iseenda, sest läbi selle, et sa eemaldad, tervendad need plokid, mis sind takistavad, tagasi hoiavad. Ja samamoodi sellega sa avastad iga kihi haaval, kes sa päriselt oled. Sest ühiskond ja kõik muu meie elus, alates sellest hetkest, kui me põhimõtteliselt sünnime siia maailma, hakatakse meid vormima. Ja selle tulemusel me oleme kaotanud ära oma tõelise mina. Mõnel on see esineb rohkem, mõni teab rohkem, kes ta tõeliselt on, aga väga paljudel inimestel on see täiesti kadunud. Et neil ei ole õrna aimugi, kes nad päriselt on. Siis on neid, kes nagu midagi teavad, midagi ei tea. Aga selle tõttu on meil väga raske jõuda õnneliku eluni. Jah, võib-olla on olukordi olnud su elus, kus sa näiteks oledki mingi õnnelikus suhtes, sul on lapsed, kõik on nagu sujub, on ju, karjäär on hästi, on ju, raha tuleb sisse, sõpradega on aega veeta ja kõik toimib. Ja siis järsku kukub kõik kolinal kokku. Et tundub, et see ongi õnnelik elu, on ju. Aga samas sisimas ikka midagi kripeldab. Ja lõpuks kõik variseb kokku. Küll kellel tulevad seal, et siis on petmised, on ju. Küll lapsed lähevad nagu käest ära. Ma ei tea, lastakse lahti, koondatakse või siis, ma ei tea, vähendatakse palka või mis iganes need asjad järsku tekkima hakkavad. Ja see näitabki seda, et sa ei ela tõelise endana ja sa ei ela seda elu, mida sa päriselt tahad elada. Et kõik need katastroofid, mis meie elus toimuvad, on selleks, et suunata meid sinna, kus me päriselt kogu oma südamega tahaksime elada. Ja väga tihti, kuna enamus inimestel on kahjuks oma südamed lukku keeratud läbi siis kogu selle kogemuse siin elus. Ehk siis kõik need haavad, mis meil on nende aastate jooksul tekkinud, kõik need traumad, kõik need valu, see viha, kõik see osa meie sees on peidus ja sellega, kuna seda on nii palju, siis me üritame ennast kaitsta, eriti meie ego üritab meid kaitsta ja meie süda on lukku keeratud, millest me ei saa kuulda oma südame häält. Mis on see, mis teeb mind õnnelikuks? Või kes olen mina päriselt? Sest sa ei ole siin elus selleks, et sa oled lihtsalt tööline. Ma ei tea, näiteks sa oled ettekandja, et sa oled lihtsalt ettekandja. Ei. Sa oled palju enamat kui lihtsalt see mingi üks asi. Täpselt samamoodi sinu ego ei ole sina. Aga millegipärast sinu ego kontrollib sind. Ehk siis sinu egol on võim sinu üle. Ja see on ainult selle tõttu, et su ego üritab sind kaitsta, kuigi ta tegelikult sellega kahjustab sind, sest sinu ego ei taha, et sa vaataksid iseendasse, sest need on haiget teinud, need asjad, mis sinu sees on. Ja siis ego üritab sind kaitsta sellega, et ta varjab neid. Ja kui tuleb teine inimene, kes siis tegelikult peegeldab sulle
sinu sees neid valupunkte või mingeid asju, mis oleks vaja millega oleks vaja tegeleda selleks, et sa saaksid oma elus siis jõuda õnneliku eluni. Selle asemel, mida teeb ego, suunab kogu selle või selle kaitse mõistes, suunab siis, et see teine inimene tegi valesti midagi. Et teine inimene on süüdi. Tekib koheselt see reaktsioon, et kuidas ta ütles mulle niimoodi või kuidas ta sai üldse niimoodi käituda. Tegelikkuses jah, neid käitumise asju, olukordi on väga palju erinevaid, aga lõppkokkuvõttes sa ise tõmbasid selle olukorra või selle inimese oma ellu selle tõttu, et sinu sees on see blokeering. Sul peale sinu ego, sa tahad jõuda õnneliku eluni. Aga sa ei saa enne jõuda õnneliku eluni, kui sa ei ole tervendanud ja eemaldanud neid blokeeringuid, mis sinu sees on. Aga väga raske on neid tervendada või eemaldada, kui me ei tea, et meil need on või mis meil need on. Ja seal tekibki see, et meie ego varjab meie eest neid asju. Meie ego ei lase meil näha enda sisse, vaid ta paneb meid nägema, et maailm on meie vastu. Ehk siis ta üritab kaitsta sellega, et teine inimene on süüdi. See olukord on süüdi. Siis meie ei ole midagi valesti teinud. Ja ego teeb seda ainult sellepärast, et kaitsta meid sellega, et mitte näidata, mis on meie sees paigast ära. Mis oleks vaja meie sees, meie enda sees lahendada. Ja selle tõttu me tihti ei tea ja ei näegi, mis meie sees toimub. Mis tähendab seda, et meil on väga raske jõuda oma unelmate eluni, õnneliku eluni ja tõelise endani avastada, kes me päriselt oleme, milleks kõigeks me võimelised oleme. Sest tegelikult siin ei ole limiiti. Sa oled suuteline kõigeks. Siin ei ole limiiti, aga meie limiidi loob siis meie ego läbi tänu nende siis kogu blokeeringute, hirmude, valude, traumade, haavade ja kõige selle. Need loovad takistusi meie ellu. Meie elu on väga lihtne. Või elu on väga lihtne ja väga õnnelik ja rõõmus. Väga palju trigerdusid praegu, mis ma ütlesin. Miks? Sest see ei tundu niimoodi. Aga tegelikkuses on see, et kui sa endasse vaatad, enda sees tervendad ära need asjad, mis sul seal on, kõik need haavad, need blokeeringud, hirmud, siis sul ei ole enam limiite. Ja elu ongi lihtne ja õnnelik, sellepärast, et sa ei tõmba läbi oma siis nende valukohtade seda negatiivset oma ellu. Kui sa oled tervenenud, elad tõelise endana, tead, mida sa soovid. See ei tähenda seda, et ma tean, mida ma soovin, see ei tähenda, et sa elu lõpuni pead teadma, et ainult need asjad on. Ei, aastate jooksul muutub see. Võib-olla isegi paari kuu jooksul tekib veel mingeid uusi asju, mida sa soovid. Aga ikkagi sa tead nendest. Ja need on sinu jaoks olulised. Need panevad sul silma särama, südame helisema. Ja kui sa neid tead ja sul on see õige sagedus, see kuidas ma ütlen siis, et sa oledki endasse ära tervendanud ja sa saadki aru sellest, et see kõik on võimalik. See on sinu kätes puhtalt, et jõuda õnneliku eluni. Elada oma unelmate elu. See on puhtalt sinu kätes ja selles ongi see elu lihtsus, see elu õnne võti.
sinul on võimalik enda sees eemaldada, tervendada kõik see, mis sind tegelikult tagasi hoiab hetkeseisus, mis ei lase sul lennata ja mis tõmbab sinu ellu siis läbi sinu selle madala sageduse, negatiivsuse, tõmbab uuesti sarnaseid olukordi ellu, mida sa tegelikult kogeda ei taha, aga kuna sa esimene kord ei läinud endasse tegelema sellega, mis siis trigerdus olukorrast, ehk siis mis valupunkti sinust puudutati, sest sinu ego läks kohe nagu kaitsesse, et samas võib-olla süüdistusse, et teine inimene oli süüdi, minul ei ole midagi viga, meil ei ole midagi, see on teise inimese crap ja tänu sellele see ongi, et see teine inimene täiesti kohutav inimene ja siis me liigume edasi. Aga selle läbi, kui me lähme nagu laseme oma egol kontrollida ennast, siis me ei kasutanud võimalust, mis tegelikult meie elus tekkis, et näha ja tegeleda selle blokeeringuga, mis meid tagasi hoiab, mis ei lase meil jõuda selleni, mida me päriselt soovime, mida me päriselt tahame. Et ma just nagu, või enne ma rääkisin sellest esinemise teemast, et mul oli täpselt samamoodi. Et ma ei saanud seda, et minu sees oligi tervendamata kohad, mul olid need haavad, mul olid need traumad, mul olid emotsioonid sellega seotult, hirmud täielikult. Ja siis oli mul väga raske tulla kaamera ette, sest mul oligi esinemine kui kaamera, mis nagu kaks asja kokku tekitas minust paanikat. Ja täna olen ma siin. Ja tänaseks mul ei ole seda probleemi, sellepärast, et ma tegelesin sellega. Ma läksingi enda sisse, aga muidugi nii nagu teie või nagu teisedki on ju, et ma pidin kogema samamoodi väga palju kordi siis erinevaid olukordi erinevate inimestega, kes siis tegelikult tulid näitama mulle, et mis on see minu sees, mis takistab mul jõuda selleni, selleni, mida ma päriselt tahan. Ehk siis ma tahtsin luua oma ettevõtet, ma tahtsin luua membership'i, algselt oligi see, et ma tahtsin luua membership'i, aga membership'is ongi, et nagu online'is ehk siis läbi videote, pealmine see põhise. Aga kui ma kardan olla nagu kaameras, ma kardan esineda rahva ees, siis on seda väga-väga keeruline saavutada. Ja ma tegin selle ära tänu sellele, et ma hakkasin enda sisse vaatama ja endaga tegelema, eemaldama neid blokke, tervendama ja läksin järjest sügavamale ja seda tehes avastasin ma ka seda rohkem, miks ma tahan üldse sellist asja teha. Miks see oluline minu jaoks on? Lisaks ma avastasin läbi kogu selle protsessi ka tõelist ennast. Ja läbi kõige selle jõuad sa õnneliku eluni. Aga siin on ainult üks asi, mis sa tegema pead selleks, et see asi hakkaks juhtuma. Sul on vaja pöörata pilk iseendasse. Vaadata läbi nende siis luukerede, minna kaevata üles kõik, mis sul on sinna maha maetud. Mitte korraga, ma ei soovita korraga. Ma tean, mis tunne see on, kui kõik korraga üles lendab. Et seda ma ei soovita. Et tasub nagu rahulikult minna. Ja kindlasti on seda kergem teha siis teejuhiga või siis coach'iga, mentoriga või kellegi teisega. Et üksi on seda palju, eriti alguses. Kuid sul on hiljem palju kergem ja sa jõuad nagu iga sammuga, mis sa teed, sa jõuad järjest lähemale nagu õnneliku eluni, aga see õnnelik elu
algab tegelikult juba varem, nagu lihtsalt sa ei ole võib-olla jõudnud sinna unelmate eluni, kus kõik asjad jooksevad. Aga sa hakkad järjest rohkem kogema õnne oma elus. Sa tunned õnnelikumana iseennast iga päevaga järjest rohkem. Läbi selle, et sa vaatad endasse ja tegeled iseendaga. Ja see on siis kiirtee õnneliku eluni. Väga paljud üritavad jõuda õnneliku eluni siis igat moodi teistmoodi. Ehk siis materiaalselt, et ongi näiteks see, et kõik väline, et väljaspoolt, et panevadki põhirõhu kogu aeg, et rapsivad ja rabelevad ja mässavad, et saavutada siis finantsiline rahulolu, sellega seotud siis oma kodu, võib-olla ja siis mingid muud asjad on ju sinna kaasa arvatult ja siis võib-olla pere sinna juurde ja kõik see. Aga seda tehakse nagu väljaspoolt, üritatakse üles ehitada ja see on väga raske. Kuidagi kogu aeg on mingid plokid ees. Või kui sa suudadki selle ära nagu rapsida ja rabeleda, jõuad sa sinna, siis see natuke aega kestab ja siis see varines saab kokku. Ehk siis need ei aita sind õnneliku eluni. Need variandid, see rapsimine, rabelemine, ülepingutamine. Ainus viis, kuidas sa jõuad siis õnneliku eluni ja tõelise minani on läbi iseenda. See ainus viis. Ja läbi siis iseenda, mida rohkem sa siis tõstad oma sagedust läbi siis enda tervendamise, nende blokeeringute eemaldamise, siis samamoodi selle nagu oma ego kontrolli alla võtmine. Mitte, et ego kontrollib sind, vaid sina kontrollid oma ego, sest ta on lihtsalt pisike osake sinust. Aga aastate jooksul oled sa lasknud tal võtta kogu kontrolli. Ja läbi siis kogu selle iga pisisamm viib sind palju lähemale selle eluni, mida sa tahad elada, ehk siis see unelmate elu. Aga järjest rohkem õnnelikumaks sa muutud, see sinu sagedus muutub. Sa tõused iga sammuga järjest kõrgemale ja kõrgemale. Ja siis igal sellel nagu tasemel, nii-öelda, et sa tõused ja tõused, on ju. Iga tase annab sulle mingi asja, mida sa päriselt tahad. Et toob su ellu neid asju, mida sa päriselt tahad ja kuna sa oled oma sagedust muutnud, oled ennast tervendanud, siis sa oled valmis vastu võtma seda. Sest minul näiteks võttis ka aega tulla siis sellest, et ma tahaks nagu esineda kaamera ees olla ja kõike muud, on ju. Ma tahaks luua membershipi, kus ma seda põhimõtteliselt peaksin tegema iganädalaselt, igapäevaselt. Siis mul ei olnud see sagedus absoluutselt seal. Ja see võttis aastaid, minu jaoks see võttis aastaid aega, et sinna päriselt jõuda. Lihtsalt tänaseks, kui ma teaks siis seda, mida ma täna tean, siis see oleks läinud niimoodi. See ei oleks võtnud nii kaua aega. Aga ei, mul oli vaja pusida ja siis seal blokkida ja kõike muud teha just selle jaoks, et ma saaks seda jagada. Siis teiega olla see teejuht, kes on nagu käinud kõik selle siis keeristormid ja kuristikud ja kõik muu läbi. Ja jõudnud siis sellesse kohta, kus ma nagu päriselt tean, mis on need lihtsad sammud, et jõuda siis õnneliku eluni.
ja sellel on ainult üks vastus, sest mina proovisin ka igast erinevaid variante. Rapsisin, rabelesin, siis proovisid ühtemoodi, proovisid teismoodi, ujusid kõigest läbi. No ei toiminud. Ainus, mis nagu reaalselt toimis ja päriselt ka toimib, on see, et sa lähed endasse ja tegeled enda sees asjadega. Kõik see, mis sa teed väljaspool, see ei vii sind edasi. Sellisel kujul, nagu sa soovid, nagu sa päriselt tahad. Ja ära unusta, nagu ma mainisin, enamus inimestel on südamed lukus, ehk siis sa isegi ei tea enamus asju, mida sa päriselt tahad. Sest sa ei lase endal vaadata sinna südamesse, avada seda südant, et sa kuuleksid, mida sa päriselt tahad. Et väga paljud inimesed näiteks teevadki asju, mis on kuskilt keskkonna mõjutusest tulnud või ühiskonna mingid normid või vanemate poolt on mingid mustrid edasi antud ja tehakse asju lihtsalt sellepärast. Ja siis arvatakse, et see on õnnelik elu. Et see ongi see, mida ma tahan teha. Samas ei olla õnnelik seda tehes. Silm ei sära, süda ei helise. Et kus see nagu õnnelikkus siis on? Õnnelikkus algab sinust endast, sinu seest. Mida rohkem sa endasse vaatad, endaga tegeled, seda kiiremini ja lihtsamini jõuad sa siis oma õnneliku eluni, selle unelmate eluni, mida sa tegelikult mingeid kille siis pidevalt ikkagi unistad või siis näed unes või lihtsalt on mingid siuksed pildid, et et see saab kunagi olema minu elu. Sul on võimalus jõuda sinna kiiresti. See ei pea olema kunagi. See võib juba homme olla. Kas sa oled lihtsalt valmis selleks? Selles on küsimus. Kas sa oled valmis elama õnnelikku elu, oma unelmate elu ja selleks tegema lihtsalt sellist asja, et vaatama iseendasse, muutma siis kõik need igasugused vahvad luukered, mis meil seal on, muutma oma tugevusteks. Ja kõik see muu ülejäänud, mis sinna siis maetud on, täpselt samamoodi, tervendades, lahti lastes, sa muudad nad tegelikkuses oma tugevusteks. Ja nüüd ongi küsimus, kas sa oled valmis selleks? Kas sa oled valmis elama õnnelikku elu tõelise endana ja lihtsalt nautima? Mitte see, et sa kogu aeg rapsid, rabeled, oled stressis, pinges ja kõik muu. See on sinu valik, mis sa teed sellega. Ma loodan, et sa mõtled selle peale, mis sa täna kuulsid ja hakkad vaikselt endasse vaatama. Ma tean, see on hirmutav. Ma kartsin samamoodi. Ma vältisin iseendasse vaatamist vanasti. Ma vihkasin iseennast. Mina olen tulnud punktist, kus ma sõna otseses mõttes vihkasin iseennast ja tänaseks ma armastan iseennast. Ja see pööre on ikka väga suur olnud. Aga see juhkund toimus siis läbi selle, et ma hakkasin endasse vaatama. Ma hakkasin avastama ja teada saama, kes ma päriselt olen, mis minu sees toimus. Sest see tegelikkus, mis ma vihkasin endast, millega ma absoluutselt rahul ei olnud, oli kõik see võlts osa, mis ma olin siis loonud enda kaitseks. Selles osas, et kuna ma tundsin läbi siis oma haavade ja kõige muu, pluss siis hirm, et ma ei tohi olla mina ise. Ja kuna ma ei tohi olla mina ise, siis ma hakkasin looma uusi karaktereid, panin maske ette ja olin täiesti võhivõõras inimene. Mis
siis viis konflikti tegelikult mind ennast iseendaga. Et oli see nagu võltskarakteri versioonid, on ju, pluss siis, ja siis oli teisel poolel see, kes ma päriselt olin. See, kes ma päriselt olin, selle ma summutasin täiesti maha. Teda ei eksisteerinud, ta oli siis koopasse kinni müüritud. Ja ilmselgelt, kui sa ei ela iseendana, siis sulle ei meeldigi see versioon, kelle sa siis läbi ühiskonna mõjutuste oled loonud iseendast. Minu puhul viis see selleni, et ma reaalselt vihkasin seda versiooni või neid versioone, sest mul oli neid miljoneid. Igale inimesele, igale seltskonnale, igale olukorrale oli mul uus versioon Marisest. Mitte tõelisest Marisest, vaid lihtsalt mingi versioon, mis sobis sellele situatsioonile, sellele inimesele ja kõik muu. Ja see enesevihkamine järjest suurenes, sest ma ei olnud rahul sellega, mis mu elus toimus. Minu sees oli maha maetud nii palju asju. Minu sees oli meeletut luukeresid, siis kõik ju need maskid eksisteerisid minu sees. Kõik need võltskarakterid minust olid ka seal. Aga tänu sellele, et see kõik viis mind enesevihkamisse ja ma elasin enesevihkamises ikka väga kaua aega. Ma vihkasin iseennast, ma ei tahtnud endaga aega veeta, ma ei suutnud endasse nagu vaadata, ma ei tahtnud seda elu elada ja kõik muud asjad. Ja siis, kui ma tegin selle pöörde oma elus, läbi muidugi selle, et elu tõmbas nagu täiega lihtsalt. Davai, tõmbame kõik ülesse, mis sul siin saab olla, et vaatame, kas jääd ellu või ei jää, on ju. Aga see oli ülivajalik. See oli tõesti ülivajalik ja ma olen ülitänulik, et see kõik juhtus, sest läbi selle ma tegelikult jõudsin enesearmastusse. Ja enesearmastus on hästi oluline osa. See, et sa tegeled endaga, sa vaatad endasse, saad aru, et sina oled tegelikult oma elus number 1. Ja siis tulevad kõik teised. Jah, siinkohal ütlen ära ka laste puhul. Lapsed ei ole number 1 sinu elus, sina oled. Miks ma seda ütlen? Sest kui sina ei tunne ennast hästi, siis sa mõjutad ka sellega lapsi. Isegi kui ta on beebi, isegi kui ta on vast sündinud. Sinu olukord, sinu heaolu peab olema esikohal sinu elus ja siis tuleb lapse oma. Sest sa ei ole võimeline lapse jaoks andma kõike, kui sa ise logised. Number 1 oma elus olla on väga paljudel inimestel väga imelik. See üldse mõtlemine. Mina olin vanasti, ma isegi ei mahtunud nimekirja, et ma olin nii taga lõpus. Et minu jaoks tulid kõik teised enne. Sest ma ju ennast vihkasin, et ta ei kuulu isegi nimekirja. Ja see hävitas, sõna otseses mõttes see hävitas. Sa andsid kogu aeg ennast täiesti tühjaks. Sul ei olnud jaksu ega jõudu, mitte midagi. Ja sinu sagedus oli nii madal, et sa kutsusid oma ellu, või ma kutsusin siis oma ellu igasugust lisajama juurde. Mis see sageduse mõiste on? Ma natuke seletan seda ka, sest paljud võib-olla ei ole aru saanud.
kus see on põhimõtteliselt meie siis energia, mida me välja anname läbi siis oma emotsioonide, oma siis oleku ja kõige sellega. Kui meil on hea olla, siis me anname välja positiivset laengut. Kui meil on halb olla, siis me anname välja negatiivset laengut. Väga hästi saad sa sellest aru enda peal, kui tihti on see, et sul toimub midagi rõõmsat, õnnelikku ja sul on head mõtted sellega seotud, sul on head tunded sellega seotud. Ma ei tea, näiteks laste puhul, et ma ei tea, väga armas lapsekene tegi seal naeratus sulle, on ju. Ja siis see tõstis sinu tuju, sul oli hea olla, sa naeratasid talle vastu, su mõtted, oi kui nunnu ja armas. See on siis nagu üks versioon, sa võid mingi muu versiooni enda elust leida, on ju. Ja siis on see teine pool, kus näiteks ongi, et kuna ma laste näite tõin juba, siis teine pool on see, et sa mõtled, et ma olen halb ema, ei saa üldse hakkama, laps nutab ja sul on kõik nagu, sul on halb olla, sest sul on kahju, et laps nutab, sa ei oska nagu teha midagi, siis sa veel süüdistad iseennast, et ongi, et ma olen nii halb ema, kuidas ma ei suuda ja kuidas ma ei oska ja issand, ma olen nii nõme, on ju. See viib su sageduse koheselt alla, millega sa siis annad välja negatiivset laengut. Ja kõik see, mida me välja anname, seda me tõmbamegi ka tagasi. Ehk siis, kui sa annad negatiivse laengu välja, siis sa tõmbad seda negatiivset laengut topelt tagasi. Kui sa annad positiivset laengut välja, siis sa tõmbad positiivset laengut topelt tagasi. Ja nii lihtne see ongi. Ehk siis meie sagedus mõjutab hästi palju, mida me nagu saame. Aga seda sagedust saame me muuta ainult sellega, kui me lähme endasse, tegeleme iseendaga, vaatame endasse ja lahendame, tervendame ja eemaldame siis kõik need blokeeringud, need valukohad, sest täpselt samamoodi, mis ma praegu ütlesin, see negatiivne pool, et ma olen nii halb ema ja kõik see ei tulnud sellest, et see laps nuttis. See on palju sügavam siis haav, mis on sinu sees peidus, millega on vaja tegeleda. Lihtsalt see olukord üritas sulle näidata, et sinu sees on mingi teema, mis vajab tervendamist, mis vajab lahtilaskmist, vabastamist. Ehk siis absoluutselt kõik meie elus, kõik olukorrad, ükskõik mis olukord see on puhtalt seotud sinu sees toimuvaga. Mis on sinu sisse maetud, mis emotsioone, sagedusi sa välja annad, sellega kõigega on seotud sinu igapäevaelu. Ja kui sa selle ära või nagu tajud ja sellest aru saad ja oled valmis siis endasse vaatama ja tegelema nende asjadega, siis sa jõuadki kiiresti õnneliku eluni. Kui sa seda ei tee ja jätkad samas vaimus, siis see õnnelik elu lükkub kaugemale ja kaugemale, sest lihtsalt sa tõmbad oma ellu läbi siis kõige selle, mis sinu sisse on maetud, tõmbad siis kõiki neid olukordi, mis siis üritavad sulle näidata, näe, vaata, sinu sees on see haav, sellega oleks vaja tegeleda. Nii kaua, kuni see püsib sinu sees, nii kaua sul erinevaid olukordi tekib, mis tuleb ja näitab seda sama asja. Ja kuna meil ei ole ainult üks haav, meil ei ole ainult üks trauma, meil on neid palju rohkem, siis neid olukordi meie elus, kus me saame pidevalt kogeda neid asju, et meie sees on mingi asi vaja lahendada, on väga tihti.
ja üldjuhul need ei ole meeldivad olukorrad. Et nad on suhteliselt ebameeldivad. Mitte alati on ka neid, mis on tegelikult meeldivad, aga mis samamoodi näitavad. Aga üldjuhul on ebameeldivad ja järjest ebameeldivamaks see olukord, situatsioon muutub. Et kui sa nii-öelda, kuidas ma ütlen siis, kui sa esimene kord sellest õppetunnist ei õpi, mida sulle üritati nagu näidata läbi selle, et vaata nüüd sul on see haav seal, aga sa käid nagu klapid ees, ei, mul ei ole, teised on süüdi ja nii on, et see teine tegi valesti, endasse ma ei vaata, siis järgmine kord tekib sarnane olukord, mitte üks-ühele, vahepeal ka üks-ühele põhimõtteliselt, aga üldjuhul mitte päris üks-ühele ja mitte alati sama inimesega, vaid hoopis keegi kuskilt mujalt. Aga siis on see olukord veel ebameeldivam, kui oli see esimene kord. Ja mida enam seda juhtub, ehk siis neid kordusi on juba mitmendat korda, see olukord, seda hullem ja raskem ja ebameeldivam see on. Seda valusam on see, sest need toimuvad ainult selle tõttu, et sinu sees on see valupunkt, millega on vaja tegeleda ja lahti lasta. Ja see iga selle nagu korraga see valupunkt suureneb meie sees. See läheb veel valusamaks, see põhimõtteliselt mädaneb meie sees ja ta tekitab meis rohkem kahju iga korraga järjest rohkem. Aga kui me tahame elada õnnelikku elu, siis tuleb need nii-öelda mädapallikesed meie sees siis eemaldada, tervendada, et me ei tõmbaks neid olukordi oma ellu. Et meil ongi, me tõmbamegi oma ellu hoopis sellised olukorrad, mida me päriselt soovime ja tahame. Õigemini mitte olukorrad isegi, vaid need võimalused, mis siis aitavad meil teha neid asju, mida me soovime. Ma loodan, et te saite aru, mida ma mõtlesin, kuidas jõuda siis nagu kiiresti õnneliku eluni. Ja palun ole hea, kommenteeri siia alla, mis sa siit videost kaasa võtsid, et ka teised saaksid teada. Mitte konkreetselt seda, et mis sa võtsid kaasa, aga lihtsalt seda, et ka nemad saaksid aru, mis siit on oluline kaasa võtta. Et kui nad näiteks seda videot ei vaadanud lõpuni või mõtlevad, ma ei tea, kas see on oluline või mitte, et siis nad näevad ja saavad ka kaasa võtta selle olulisuse, mis siit välja tuli täna. Et olge tublid. Ütlen veel seda, et mitte ükski asi siin elus ei juhtu ilma põhjuseta. Nii et see, et sa täna siia sellele videole klipsasid ja seda vaatasid, on põhjusega. Sul oli vaja seda kuulda. Ma soovin sulle imelist elu ja ma loodan, et me kohtume veel. Olge tublid. Bye!